Tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna hamburitele. Tegemist on nagu ikka üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele. Täna vaatan mõned orakli sõnumid, siis võtan mõned tarokaardi energiat ka siia lisaks. Aga esimeseks võtangi ühe looma orakli sõnumi, vaatame, milline energia siit tuleb. Nii. Mägrakaart. No siin on sellised märksõnad nagu sihikindlus ja vaimne energia. Et see on energia, kus raskuste korral ei anta alla. Et siin on nagu, mul on tugev vaim, ma saan hakkama. Ja see on ka, näitab ka sellist hetkes elamist, hetkes nautlemist, et võtan asju nii, nagu nad on ja hetkes, et ma ei jää tulevikku, ma ei jää minevikku, vaid tasub olla kuidagi hetkes. Siin on ka selline mingisugune praktilisus, et mägra puhul ka, et kuidas on mõistlik, kuidas on praktiline, et selline toimekus on ka siin olemas, aga kuidagi ma saan hakkama, mul on tugev vaim, et ma tulen toime, et kuidagi ma vajan millegi pärast seda, et siis siin on millegi pärast tugevdatakse just seda vaimset energiat. Et sea siht, et mingi sihikindel, mida ma soovin saavutada, et siin võib olla, et mingisugused takistused, raskused, aga justkui sa oled tugev, sa saad hakkama, et kuidagi soovitakse kuidagi võib-olla on jah, olla hetkes ja mitte mõelda väga kaugele võib-olla mingites asjades, mitte üle analüüsida ja teha võib-olla selliseid praktilisi hetkest lähtuvaid mõistlikke otsuseid. Nii, aga vaatame. Võtame siit ka ühe kaarti, vaatame mida siin. Võtame selle. Nii, no midagi on vaja kokku lappida. See kaart on siis parandamine, sellepärast ma ütlesin, midagi on kokku, selline parandamise energia, selles on andestamist. Siin on mingisuguste muudatuste tegemine. See on ka energia, kus on tervenemine pärast konflikti, pärast mingisugust. Et selline olukord, kus jah, see näitab see parandamise energia või siin kokkulappimise energia, see on aeg tervenemiseks, et vanast valust vabanemiseks, et nüüd on justkui aeg. See on jõu taastumise energia, aeg jah, just nimelt andestada, maha raputada, rahu sõlmida millegiga, võib-olla ka ennast nagu vabaks lasta millestkist, et vahel on ka näitab, et me oleme ise teinud valesi valikuid, otsuseid ei pea või keegi teine on teinud või me tunneme, et need otsused või valikud, need ei olnud õiged. Vahel tundub, et miski oli alguses palju lubav, aga lõpuks viis kuidagi ebaõnnestumiseni, et kuidagi selline, et see on see energia, mis ütleb, et andestades endale, teistele, et anname justkui endale võimaluse alustada midagi uuesti, targemana ja küpsemana. Et selline energia, mis ütleb, et siin on nagu selline kokkulappimine, nagu sõlmin midagi kokku, ma midagi parandan, et see on teekond, on ju. Siis see teekond sinna harmoonia ja külluseni võib olla konarlik, et siin võib viidata, et siin võib-olla on olnud konarlik aga nüüd kuidagi see kaart ütleb, et aga nüüd sa oled justkui tegelikult palju lähemalt sellise heaolu saavutamisele, mis sind tõeliselt rahuldab. Et siin oli midagi, et kõik ei annagi kokku lappida, et võib-olla see polnudki tegelikult päris see,
mis oli rahuldust pakkuv. Et aga justkui nüüd läbi millegi mõistmise või kuidagi läbielamise mingi teekonna olen ma nagu küpsenud ja saan aru tegelikult, mis on väärt. Võtame selle. Sellise püha südame energia. See kaart ongi püha südame energia, et siin on märksõnad ka selline kirg ja armastus ja hingesugulus. Ja see kaart viitab, et see on nagu hea jätkuks, mis ma just ütlesin, et võib-olla see, mis mul oli, valmistas mind ette selleks, mis tegelikult oleks minu jaoks parim. Ja see kaart siin on energia, mis ütleb, et justkui ma olen sisenemas perioodi, kus on sügavad tunded ja asjad, mis on minu südamele kõige olulisemad. Siin võib olla olukord, kus ma hindan oma prioriteete ringi hoopis, et see on hästi kirglik energia, et ma olen justkui hästi kirglik, samas ma olen kuidagi nii tänulik millegi üle ja siin on nagu, ma teen asju südame järgi, siin on südame järgi tehtud teod. Ja kuidagi kõik, mida ma teen südamega ja et kuidagi mõjutavad positiivselt ka minu lähedasi. Et see kuidagi see, mis on, mina teen südame ja kirega, see mõjutab mind ümbritsevaid. Mitte ainult mind ennast, vaid see kaart kuidagi mõjutab, ka teised on sellest mõjutatavad. Ja siin on hästi särav energia, just kui sa särad, sa suudad teisi innustada millekski, see on selline, sa suudad võib-olla teisi tervendada läbi millegi, et siin on sellist loomingulisust hästi tunda, et sellist kirge. Et siin on jah, selline hingesugulase energia, ma kuidagi kogen midagi, mis on minu jaoks, et teen otse südamega ja kuidagi midagi, et kuidagi väga sellises tõusvas joones on need kaardid. Nii, aga vaatame. Et mingeid asju on vaja kokku lappida ennast võib-olla uuesti. Kuidagi see vaimne pool on hästi tähtis ja sihikindlus, kindlameelsus. Nii, aga vaatame tarokaarti sõnumeid ka. Müntide 2. No müntide 2 on valikute kaart, kahetikka on valikute kaart. See on tasakaalu leidmise kaart, kohanemise kaart mingis olukorras. Ja võib-olla ka leidlik peab olema. Müntide 2 puhul ma pean hästi eristama võib-olla seda, et millel minna lasta, mida ma jaksan, mida ma ei jaksa, mis on fantaasia, mis on reaalsus. Müntide 2 puhul ma ei teeks kiireid otsuseid, kui on vaja otsustada, siis ma võtaksin aega. Kui ma pean mingit otsust praegu tegema, siis selle müntide 2 energias ma võtaksin aega. Mul on selline tunne, et ma tulen toime kõige sellega, mis mul praegu käes on, et kas ma pean üldse millestki loobuma. Et hetkel ei tasu nagu kiirustada. Et mingid asjad võivad settida ja ma tunnen, et mingi päev ma olen tugevam kui teine. Ja mingi päev ma justkui mõtlen, et teeks sellise valiku ja siis ma jälle tunnen, et ei, see ei ole ikka minu jaoks. Kuidagi, ma ei tea, millegi osas ma tahaksin nagu, et mul oleks, ma ei tea, taganemist tekib selline tunne, et ma tahaks hoida kanda ukse vahel, et kui see ikka ei ole päris see, siis ma tahaks teada, et mul on sealt tagasi minek. Ma ei tea, miks mul tekib selline tunne, et ma ei taha nagu kuidagi kuidagi midagi ära otsustada, nii et mul oleks nagu võimalus ka tagasi astuda. Aga jaa, selline tasakaalu ja kohanemise energia. Et valikute tegemisel ma ei kiirustaks. Jälle, on ju. Hamburi enda energia. Mõõdukuse kaart.
ei kiirustaks ka siin, ajastus on väga tähtis teha õigel ajal. No mõõdukuse kaart on kõike mõõdukad, siin ma segan tuld ja vett, on ju. Väga justkui ma olen omas elemendis, ma tunnen siin iseendana ennast, et mulle alati meeldib, kui tuleb tähemärgi enda energia, et see tähendab minu jaoks, et ma olen kuidagi enda elemendis, ma tunnen ennast lõpuks endas hästi, et siin on see tasakaalukas. See on kuldse kesktee leidmine, see on energia, kus selline neutraalne pind, et ma otsin sellist rahu, neutraalsust, tahan, et kõigil oleks hea, minul oleks hea ja teistel oleks hea, see on hea energia osapooli lepitada, justkui suudan olla tasakaalukas. See on võimaluste otsimine minu jaoks, katsetamine, mis toimib, mis mitte. Et siin on ka, nagu ma ütlen, et ma tahaks, et ma ei taha ühte kindlat otsust teha, et millegipärast siin tekkis see tunne, vaid ma tahan teada, et aga äkki kui ma mõtlen ringi, et ma saaks midagi ringi teha, siis see kinnitab seda, see kaart. Sest mõõdukus annab mulle võimalusi veel proovida ja veel proovida ja veel proovida, et kui see ei toimi, aga ma proovin siis, et see on selline katsetamise energia, et mis oleks parim lahendus millelegi. See ei ole ekstreemne energia, siin välditakse igasugust ekstreemsust, et kõik või mitte midagi, sellepärast võib-olla oligi see tunne mul siin, et mul on vaja võib-olla tagasi astuda, sest mõõdukus lubab seda teha. Et see nagu kinnitab seda esialgset minu tunnet, et miks ma tundsin, et ma tahan võib-olla midagi muuta. Ja siin lastakse muuta tegelikult. Et võib proovida ka teistmoodi. Aga see on ilma sunni, ilma ultimaatumiteta. Siin ei ole kõik või mitte midagi energia. See on hästi selline neutraalne energia. Et kõigil oleks hea. Kelleskist ei sõideta üle, kuulatakse kõiki, proovitakse leida parim lahendus, mis sobib kuidagi mitte ainult minule, vaid kuidagi enamusele. Et keegi ei tohiks nagu tunda millegipärast, ma ei taha, et keegi tunneks ennast kuidagi kõrvale jäetuna või temaga ei ole arvestatud, et selline siin on mingi olukord, kus on vaja leida võib-olla mingisugune parem lahendus kui seni. Et on vaja rohkem ideid, rohkem lahendusi, rohkem mõtteid. Et midagi on nagu tasakaalust väljas. Midagi on tasakaalust väljas, hästi hea energia on muidu selline mediteerimine, hästi ise võtta hästi asju rahulikult ja siin ka ma ütlesin, et ei tasu kiirustada otsustega. Kuidagi nügitakse õiges suunas tagasi, et justkui kui ma olen eksinud, siis siin nügitakse tagasi õigele teele. Et kes tunneb ennast, et on kaotanud kuidagi raja, siis siin on selline tunne, et vaikselt liigutatakse kuidagi tagasi. Nii. Rüütel, mõõkade rüütel. Siin tuleb kiirusmängu. Siin on mingisugune siht. Mul on midagi on käes, midagi on leitud, kiire energia, suhtlemist on vaja võimalik. Kiired otsused on mõõkade rüütlil. Kiirus on selle peamine energia selles kaardis. Ratsionaalsed, kiired otsused. Hästi intelligentne, tark energia. Ja siin võib olla ka väga vaimukas suhtlemine, kus on väga vahvad vestlused võivad siin olla. Et kellegiga on nii tore rääkida, jutt jookseb. Aga see on ka, mul on siht, ma tean, kuhu ma tahan jõuda, energia, et siin on nagu, ma olen aru saanud, kuhu ma tahan jõuda. Kui siin ma võib-olla otsin veel ja proovin, siis siin on midagi, selline püüdluse tunne, et ma tahan midagi saavutada ja tihti võib-olla see ka selline täiuslikkus ja perfektsionism on siin selles mõõkade rüütlis, et selle poole sihin, et tahan olla, et ma tahan ikkagi väga hästi, ma tahan ikkagi täpselt seda. Siin on natuke sellise kangelase energia, ma päästan päeva, et tegutseja. Siin on tahtejõud, hästi iseseisev energia, tahtejõud, ambitsioonid on siin, sihikindlus. Tugev, jah, selline hea suhtlemine, soov liikuda oma eesmärkide poole, aga siin on täis otsusekindlust, resoluutsust, kiire mõtlemine, igasugust strateegiline mõtlemine, strateegia tuleb kasuks.
siin on hea planeerida olulisi selliseid ettevõtmisi, mis aitavad sul oma soovide poole liikuda. Et siin on hästi palju energiat justkui ja julgust võib-olla ka riskida, et siin sellist riski võtmist, siht otsekohe, isegi kui see on nagu vastu tuult ja võib-olla seal on neid, kes mis see sinna või kus sa nüüd, et see on selline, et aga mina näen seda siit, mina näen, kuhu ma tahan jõuda, et see on selline natuke vastu tuult, et ma ei ole kindel, kas kõik mõtlevad nii, kes mind nagu tajuvad, aga selline energia, kus ma näen midagi, mida ma soovin saavutada. Aga võib olla, et sellised head vestlused, selline vaimukus on intelligentne energia, et targad otsused, aga kuidagi kiiresti, et kui juba, siis juba ja kohe. Nii, otsustest jõuame otsusteni kahtedega. Et siin nagu seda kahte tundub selline valikute, hästi palju valikuid, et hamburid peavad otsustama. Siin on millegi osas kindlasti, ma tean, mida ma tahan, aga justkui see viib juba järgmise teelahkmeni. Sellepärast, et sauade 2 on minu jaoks energia, kus maailm pakatab seiklustes, maailm pakatab võimalustest. Ja justkui kui ma näen ühte sihti, siis ma võin näha siit kõrval 2, 3, 4 sihti. Ja minu jaoks sauade 2 energia on see, et kõik võivad olla minu jaoks positiivsed valikud. Ja see teeb valiku tegemise keeruliseks. Need ei ole mõõkade valikud, kus on nagu mõistuse valikud teha õiget ja need on rasked valikud, vaid siin on justkui selline natuke selline maailma vallutamise energia, kus igasuguseid asju on, et justkui on vaja teha otsus, aga siin on kindlasti mingisugune kirg, et kuhu süda ihkab. Et kas ma teen sellise praktilise otsuse või ma lähtun oma südame kutsest sellisest kirest. Et siin on energia, kus ma alati ütlen, et vahel on meie eluteel nagu need tõusud ja mõõnad ja ootamatud olukorrad ja parim leevendus elus raskustele on teha uusi plaane. Siin tehakse uusi plaane ja siin tegutsetakse inspiratsioonist. Et see ongi see, et kas ma ainult jään unistama või ma hakkan selles unistuses päriselt elama. Et see sauade 2 energia ütleb, et on aeg avastada võimalused. On aeg teha samme oma soovide poole liikumiseks, et kasutada seda tulist energiat, et oma eesmärkide saavutamiseks, et selline tulisus on siin, et vaatan ettepoole, ma näen seal võimalusi, et siin, kui ma võtan väga rahulikult, siis siin on minus juba tekkinud selline kirg, et võib-olla see süda siin aitab, et mingid asjad lapitakse siin kokku, leitakse selline koostöökoht, mis kõigile sobib, siin on selline lappimise energia. Siin nähakse sihti ja siin läheb juba kirglikuks. Et igasugused võimalused, valikud ja võimalused on, et justkui avardub maailm hamburi jaoks. Aga sellised sõnumid hamburitele seekord. Suur aitäh, et kuulasid.